oleme nüüd laagris Tallinna lähedal ja ettevõttes nimega Chemi-Pharm, kus on siis umbes 70 töötajat. Eelmise aasta käive oli 15 miljonit, kasum 1,5 miljonit ja 85% selle ettevõtte toodangust läheb ekspordiks. Ja nüüd me saamegi vaadata, mis toimub siin meie allkorrusel. Hetkel me istume siin teisel korrusel, aga näete, esimesel korrusel käib kibe töö ja tõesti väga ilus korralik tootmishoone on siin laagris Chemi-Pharmil ning just rajatakse ka samasse maja taha veel lisatootmispinda, nii et see desomaterjalide ja kõikide teiste heade toodete vajadus on lihtsalt niivõrd hüppeliselt kasvanud ja ettevõte on olnud nii hästi juhitud, et seda on lausa lust siit vaadata. Ja meie vestluspartneriteks on siis ettevõtte juhid Rutt Oltjer ja Kristo Timberg. Tere! 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 Rutt ja Kristo, mis teil siis visiitkaartide peal kirjas on? Mis ametit te peate? No minul on juhatuse esinaine. Ja me oleme läinud sellise C-leveli nimetuste peale, kus on COO ja CEO, et mul on siis see COO eesti keeles tegevjuht. Aha. Nii et aga põhimõtteliselt te olete nagu võrdse pulga peal, te ühiselt juhite seda ettevõtet kui kaks võrdset partnerit. Ja, juba päris mitu aastat. Palju aastaid. Kui mitu aastat see on siis? Kristo ütleb täpselt, kas 9 või? Ei, vist 9 ei ole, aga 8 on küll nüüd. 8 aastat koos juhtida ühte ettevõtet. Milline see ettevõte oli 8 aastat tagasi? No ettevõte oli kindlasti palju väiksem. Inimesi oli vähem, tööd nagu tundus, et oli sama palju, kogu aeg olid käed jalad tööd täis. Ja minul läks küll nagu palju kergemaks, kui Kristo tuli nagu pardale. Siin on nüüd selline huvitav moment, et Rutt, sina oled ka Kristo ämm. Ja. Et Kristo tuli tegelikult pardale siis tegelikult teist teed pidi, ma saan aru. Tegelikult ei olnudki niimoodi, sellepärast, et Kristo juba töötas meil kooli ajal ja aitas meid projektidega. Ja siis, kui ta läks Glasgow'sse õppima ja siis ta tegi neid projekte edasi, aga kui ta lõpetas Šotimaal siis ja tuli tagasi, siis ta läks tööle hoopis KPMG-sse. Et tegelikult ma olen pardal olnud juba varem ja ülikooli ajal tegelesingi peamiselt vist Aasia turu ja igasuguste selliste põnevate projektidega. Nii et pigem võiks siis öelda teistpidi, et leidsid oma kaasa läbi väga toreda kollektiivi ettevõtte juhi. Ei, nii ka ei saa. Nii ka ei saa. Kaasa leidsin ka varem tegelikult, et kõik kuidagi hästi loomulikult lihtsalt on kujunenud. Aga see tundub ikkagi pigem ju ebatraditsiooniline, Rutt, et tehakse oma ämmaga ja siis kuidas see siis on nüüd siis tütre mehega koos firmat või mitte? See on siis väimehega. No mina ei tea, minu jaoks on see kõik nagu nii loomulikult kulgenud, et ausalt ma pean tunnistama, et ma Kristost väga palju ei mõtle kui väimehest, vahest arvan. Küll hästi. Et lihtsalt Kristo on niivõrd oma inimene, ta on nagu kogu aeg pereliige olnud ja ma arvan, et nii ka jääb. Aga lähme sammukese tagasi, sest tegelikult on ju väga huvitav see, et kuidas te üldse selle kõige peale tulite. Ehk siis Rutt, sinul on väga huvitav taust, see ei ole päris juhuslik, et sa oled loonud Chemi-Pharmi ja toodad niivõrd keemiavabas ja puhtaid tooteid. Kus see kõik alguse sai? No ja, see on nüüd pikk lugu. Et ma olen tegelikult arste, lõpetanud siis Tartu Ülikooli ja Kaunase ülikooli ja töötasin juba ülikooli ajal nagu haiglas ja öövalvetas siis õena ja me keetsime seal penitsiliinisüstleid ja haiglates ikka ja need desovahendid, mida me siis kasutasime, olid väga allergilised minu jaoks. Ja ma ei osadki tahta midagi paremat, aga sattusin kunagi päris ammu siis Inglismaale Cardiffisse, kus oli rasedate teraapiakeskus. Ja äkki ma avastasin, et ükski desovahend mus allergiat ei tekita. Ja kõik see õhk, mis oli seal siis haiglas, oli nagu nii puhas ja nii hea nagu nendele rasedatele mõeldud. Ja ma hakkasin uurima, et mida te siis kasutate.
ja hakkasin neid tooma maale nagu iseenda jaoks. Ja siis hakkasid kolleegid neid küsima, et nemad tahavad ka samasuguseid vahendeid. Ja nii see nagu läks lumepallina ja kuna ma olin siis palju suhelnud ka Leedu ja Lätiga, siis hakkasid nemad küsima ka arstid nagu mu käest, et kuule, telli meile ka. Ja täpselt siis, kui Leedu hakkas tellima, siis ma mõtlesin, et ei pagan, peab firma tegema, et enam niimoodi ei saa neid põlve otsast tuua. Millal see kõik juhtus? See oli 97. See on ikka palju aastaid tagasi. Me nüüd 25. aasta juubelit tähistasime see aasta. Ja tegelikult ega see kemikaalide nii naha peale tarvitamine kui sisse hingamine ei olegi naljaasi. Kui me käisime teie tootmisruumides jalutamas täna, siis oli tõesti tunda, et seal oli puhas õhk. Sa tunned, et seal ei ole neid kunstlõhna ja muid aineid. Et Rutt, sinul oli lausa astma. Et see ikkagi mõjus sulle väga rängalt, see toona haiglatöö ja nende kemikaalide tarvitamine. Nojah, aga vaata, praegu pole häda suurt midagi. Et elu läheb ilusti edasi. Ja kui siit nüüd võib-olla tagasi tulla, siis selle tandem juhtimise peale, siis ma arvan, et ma siin paar päeva tagasi sain teada, et seda nimetatakse siis tandem juhtimine. Nii et tänu meile sai Rutt ka midagi uut teada. Ja sellepärast, et olles eelnevalt töötanud arstina, siis arstidel on kogu aeg selline, kuidas ma ütlen, teise pilguvaade või teise arvamuse küsimine, et see on nagu igapäevane ja täiesti tavaline, sellepärast, et ega arstid ikka eksida ei tohi või teinekord saavadki eksida ainult ühe korra, nii et sellepärast me kasutame alati kolleegide abi. Ja kui me tulime siia Chemi-Pharmi ja me pidin hakkama siis üksi juhtimas, ma kogu aeg tundsin nagu sellest puudust. Aga keeruline on tegelikult leida enda kõrvale seda inimest, kellega nagu klapib. Ja ma ütleks küll, et Kristopäev, kui nüüd mõelda, et meil on küll erinev sugu ja erinev vanus ja kõik erinev positsioon, nagu sa ütlesid, et üks on ämm ja teine on väimes, aga meil on ühised väärtushinnangud. Ja ma arvan, et see on täpselt see, mille peale sa saad nagu hakata sellist tandemjuhtimise suhet nagu rajama. Mis need väärtushinnangud on teil? No üldse, kui võtta Chemi-Pharmi, siis meil võib-olla ongi sellised väärtushinnangud, mida me oma töötajatel ka nagu hindame, et on ausus, on usaldus. No meie väärtushinnangutesse on tõenäoliselt ka päris palju töö tegemist ja innovatsiooni juhtimist ja meil on see teaduspõhine mõtteviis ja kõik sellised asjad, aga neid on hästi palju. Ja eks me kogu enda kollektiiviga kõigiga alati suhtume kõigisse justkui, mitte justku, vaid täpselt nii ongi nagu oma peresse. Ja seda oleme me ise öelnud, oleme üritanud kultiveerida kogu aeg ja seda on ka väljaspoolt, kes meil külas on käinud, on kuidagi märganud ja välja toonud inimesed. Ja see on kohe algusest peale niimoodi olnud. Meil oligi suur pere, me alustasime 12 inimest. Siis me tegime kõiki asju koos. Et varsti teie pere laieneb märkimisväärselt, kui teil valmivad ka uued tootmisruumid, et teil on ikka tohutult suur pere, aga see on väga vahva ja kui see niisugune peretunne säilib ka suure kollektiivi puhul, et see on, ma kujutan ette, väga eriline. Ja meile ka meeldib. Kuidas te seda hoiate, seda peretunnet? Teeme, kuidas ma ütlen, suhtume kõigisse oma peresse, et kõigi mure on ka meie mure. Kõigiga suhtleme, et siin ei ole sellist asja, et keegi kellegiga ei või rääkida või mingi hierarhia või mingid asjad, et siin on lausa näiteid, väga üksikasjalikke näiteid, kus siin mõned aastad tagasi keegi meil kas tootmisest või laost või kuskilt läks ära, läks kas konkurendi juurde või teise ettevõttesse tööle. Ja siis tuli natuke aega hiljem tagasi ja siis ta oli hästi rahul, et see on uskumatu, et seal suhtuti minusse kui lihtsalt number 123, et aga siin tootmisjuht teab mu nime ja et kõik. Et ühesõnaga katsume hoida niisugust isiklikku asja, aga samas ka igasugused üritused, et mis võib-olla ei tundugi väga olulised, aga tegelikult on, et olgu need suvepäevad, jõulud, sünnipäevad, kõiki neid asju tähistame koos, katsume hoida üksteist. Praegu on 70 töötajad, kui inimesed tuleb juurde, varsti on iga päev sünnipäev. Aga nii ongi. Meil on siin iga päev tordi söömine. Ilma naljata. No, tegelikult viimasel ajal me teeme küll niimoodi, et kuul viimastel nädalapäevadel võtame 6 sünnipäeva lapsed kokku. Aga see ei tähenda, et me seda sünnipäeva meeles ei pea, ka siis, kui on õige päev.
ja meil on kõik oma Facebooki sellised leheküljed, kus me siis saame üksteist õnnitleda ja jagada ka mingisugust informatsiooni, mis tundub, et oleks võib-olla tore ja huvitav teistel teada. Ja ma arvan, et meie töötajatel või ükskõik kellele alati on võimalik, kui mingi mure on tulla ja küsida ja ilma, et oleks seda barjääri ees, et ükskõik mis tasandil juhi käest siis. Kas teil, kuna te ise olete ka nii-öelda perekondlikult seotud omavahel, kas teil kõik ettevõtte üritused, kas sinna on kaasatud ka töötajate pered, et koos peredega tullakse suvepäevadele? On nii üht kui teist olnud. Oleme teinud seda, kus me päris pereüritusi niimoodi ei ole teinud, et võtke kõik lapsed ja sugulased kaasa, et siis see asi läheb lihtsalt väga suureks, aga seda, et kaaslastega üritused, seda oleme ikka teinud, aga teinekord tunneme ka seda kohta, kus oluline on, et kollektiivi sees nii-öelda oleks aega üksteisega suhelda, et siis katsume kõike teha natuke. Kuidas te omavahel ikkagi töö olete ära jaganud? Kujunenud. Meil ei ole sellist asja, et me oleks istunud maha ja siis pannud kirja, et nüüd mina... Tõesti ei ole, jah. Kas te niimoodi olete läinud raamatutarkusele siis vastu mingis mõttes või? Ja, mingis mõttes. Ja. No nii, ja kuidas te siis kujunenud on? Kristo tegeleb meil rohkem operatiivjuhtimisega maja sees ja võib-olla mina siis rohkem nagu väljapoole, et uute turgude arendused, uued strateegiad, avaliku sektoriga suhted aga samas me katame ka neid pooli niimoodi, et täiesti vabalt, et kirjutad, et kas sa saad homme sinna üritusele minna ja need asjad ära teha. Ma ise tahtsin just sama öelda, et see on kuidagi, mina olen teadlikult seda hoidnud, et ma olen üritanud just sisse poole vaadata ettevõttesse, teades, et Rutt vaatab pigem välja poole, aga nagu Rutt ütles, et siis tegelikult on see täitsa tavaline, et kuule, et hommikul tuleb kõne, et kuule, et täna oleks vaja seal see intervjuu anda või sinna minna ja seda rääkida ja kohtuda temaga ja või vastupidi, mul on mingid asjad, et me ei jõua mingite töötajatega rääkida või mida iganes korraldada ühesõnaga, et siis see lihtsalt kujuneb niimoodi ja eks ajapikku on lihtsalt kujuneb mingid teemad, millega keegi rohkem tegeleb, millega keegi vähem tegeleb ja siis see ongi sellised lihtsalt välja kukkunud. Aga see, et praegu meil on privileeg teid siin koos tabada ja teiega koos rääkida, siis see ei olegi nii tavapärane, ma saan aru, jah? Pigem ei ole. Et selline huvitav tandemjuhtimise vorm, kus ikkagi ollakse kogu aeg nagu ka üksi objektidel ja üksi tehakse asja. No, see on natuke see asi, et kui see on natuke oht, mida me peame teadlikult ka maandama, et me koos ei teeks kogu aeg kõiki asju, sest siis kaob see mõte sellel ära. Et kui me kogu aeg koos samu probleeme lahendame, siis sama hästi võib seda selles mõttes üksi teha, et jah. Ma lihtsalt mõtlesin, et selle tandemjuhtimise mõte ongi võib-olla see, et me saame kiiresti lahendada olukordi, et me saame kiiresti edasi liikuda, et see tegelikult ikka oluliselt kiirendab kogu seda edasimineku protsessi. Te nimetasite seda, et üks teie nii-öelda see alustala ja selle efektiivse tandemjuhtimise edu seisneb teie ühistes väärtushinnangutes. Aga mis on need isikuomadused, kui keegi noor ettevõtja või üldse ettevõtja vaatab teie intervjuud ja mõtleb, et võib-olla mul ei ole olnud elus kõige paremad partnerite valikud, on läinud ikkagi suusad risti või mingid asjad on nagu valesti läinud, aga väga igatsevad enda kõrvale kedagi, kellega samamoodi koos minna. Mida ta võiks jälgida, et mis nii-öelda isikuomadused, kui me nüüd väärtushinnangutest liigume isikuomaduste juurde, et mis võiks olla need, mis kattuvad ja mis võiks olla need, mis on just täiendavad ja erinevad, mis teie oma baasil ütlete? Hakkan siit otsast peale, et neid on palju, eks ole. Kõigepealt peab olema meeskonnamängija. Autoritaarse juhtimisega on väga keeruline tandemit teha. Arvestama teistega ja usaldus peab olema. Sest tegelikult, et mis see tandem ongi, et see ongi niisugune saamine ja jagamine ja õppimine selle asja juures, et valmis kõiki neid asju tegema. Ja, et ma tahaks öelda, et siin ei ole nagu seda ühte valemit, et vali selline ja selline inimene, et siis nagu siis töötab, et hästi oluline on, et see omavahel lihtsalt töötaks, et mis iganes vormis see siis on. Aga
millele nagu kindlasti tuleb aru anda selles osas, et kui sa kedagi enda kõrvale nii-öelda tahad jagada seda juhtimiskoormat, tahad kedagi enda kõrvale, tahad kellegiga koos seda teha, et siis sa pead olema valmis ka lahti laskma mingitest teemadest, sest et eriti kui see puudutab tegelikult kõiki tasemeid, aga ütleme tippjuhi tasemel, siis kõik tippjuhid on natukene egoistid või suure egoga või tahavad oma visiooni teha või omamoodi teha, tahavad ise otsustada ja see on hästi-hästi loomulik, aga kui sa tahad, et keegi teine aitaks sind sellega, siis pead suutma sellest lahti ka lasta, sest et ega keegi teine muidu ei taha su kõrvale tulla. See on nagu see peegeldamine, mis tandem juhtimises tekib, et mõnes mõttes on nagu coach'i juures käimine, et räägid kõva häälega oma need mõtted välja ja siis vaatad, mis coach sulle vastu ütleb ja kuhu ta sind suunab selle asjaga, nii et kas vahel on ka uskumatult palju me tegelikult ikkagi suhtleme. Omavahel? Jah, kuigi me tegutseme nagu võib-olla hoopis täiesti erinevatel ainetel. Eile lõppes meil koosolek telefonis kell 10:30 või 11:30, mis ei ole eriti mõistlik aeg, millal koosolekuid pidada, aga kuna tänaseks oli vaja. Aga kas vahel see peegelpilt või see tagasipeegeldus on ka teile ehmatav? Et ta peegeldab midagi tagasi, sa saad aru, et appikene niimoodi, ma enam jätkata ei saa, et ma pean tõesti seda muutma, aga eks natuke sees kriibib, et on ebamugav ka, sest et teine on nii ausalt sind tagasi peegeldanud. Ei kriibi, kus juures, mul ei ole nagu kriipinud, aga on küll ja tegelikult siin on see, et sa pead suutma ka rääkida oma kahtlustest ja ma nagu väga ausalt alati ütlen Kristole ära, kuule, see asi vajab nagu põhjalikumat uurimist või läbirääkimist või et see toimibki niimoodi, et sa võtadki need kahtlused ja riskid omale laua peale ja ma arvan, et teistpidi see annab nagu võimaluse ettevõttel palju rohkem riskida, kui sa oleksid üksi. Ma ei julgeks võib-olla poleks julenud mitut asja teha nii kiiresti ja nii mastaapselt, kui me oleme teinud. Miks nii? Sul ei ole muidu kellegi käest küsida, ega neid juhte, kellega niimoodi minna tänavalt rääkima, sul võtta ei ole enda tasemele niimoodi kõrvale. Siis on ikka väga hea, kui sul on ettevõtte sees ja sa arutad need asjad läbi. Et, me laiendame teinekord tiime ka ja vahest meie tandemid on rohkem kui 2 inimest, võib-olla 5 inimest. Võtaks kinni sellest sõnast, et sa rõhutasid, et see kiirus, et saab kiiremini tehtud, mis tundub natukene uskumatuna, et üksi saaks just kui kiiremini oleks nagu loogiline. Aga kui Krista tuli Chemi-Pharmi tööle, siis ma mõtlesin, et esimese asjana, et mida ma talle teha annan. Ma ei pidanud talle üldse mitte midagi teha andma, vaid Krista tuli vist järgmisel päeval, ütles mulle, et kuule, et sul on protsessid täiesti juhtimata. Ja mul oli see, et jess, mu käed on sellest täiesti vabad ja nüüd tuleb korralik protsessi juhtimine ja see on keeruline, see on raske töö. Ja kui sul on kogu aeg vaja mingisuguste muude operatiivsete asjadega kiiresti edasi minna või tegutseda, siis see on see asi, mis sa natukene nagu lükkad sinna kõrvale. Mis tähendab, et olid protsessid juhtimata? No Krista räägib. Minu taust on ju ärinõustaja, eelmine koht, kus ma olin siis KPMG-s ja seal ma protsessidega peamiselt tegelesingi ja paljud võib-olla saavad pahaseks või ei ole nõus minuga, kui ma ütlen, et juhtimises, et ei ole vahet, kas nii-öelda võtad finantsettevõtte, tootmisettevõtte või ükskõik mis ettevõtte, siis need klotsid minu jaoks vähemasti on kõik need samad nii-öelda protsessides, et sul on ressursid, sul on mingid tegevused, sul on mingid väljundid ja muidugi ettevõte töötas ju Chemi-Pharm ja kõik toimis, aga kui on ikkagi ambitsioon hästi palju areneda, kiiresti kasvada, teha asju juurde võtta, siis need asjad peavad professionaalsemaks muutuma koos kogu ettevõttega, et see tee oli nii-öelda ees veel seal. Saad sa mingi näitega tuua? Jaa, absoluutselt. Me korraldasime tootmispõrandale kogu seda tootmisprotsessi, et kus asjad töökorralduslikult ja mis järjekorras asju tehakse ümber. Ma ei julge isegi öelda, kui palju kordi, et ma mäletan, et tootmispõrandad keerati meil ringi 3 või 4 korda 90 kraadi nii-öelda, kus katsetati lihtsalt, kuidas parem on. Ja 2 eesmärki, et üks oli see, et saaksime siis nii-öelda protsessid korda, et esiteks kaardistame ära ja kirjeldame ära kõik, et kuidas me täpselt teeme. Aga teine pool ka, et inimesed harjuksid sellega, et muutused on okei. Et see ei ole midagi, et me tegime muutuse ja nüüd me oleme muutunud. Et see muutumine on meie jaoks selline hästi normaalne protsess või olukord, kus me oleme kogu aeg.
ja kui alguses pidi seda jõuga käima tõmbama, siis hiljem oli juba tore, kui sain lihtsalt tootmisse minna ja vaatasin, kuidas inimesed ise nii-öelda selle asju ringi juba teevad ja nüüd see on täiesti tavaline, et kõikidel tasemetel seda tehakse. Ja sealt nii-öelda kasvasid edasi igasugused IT-süsteemid, mis me oleme arendanud või kasutusele võtnud, kuidas me asju arvestame, kuidas me inimeste tööd lihtsamaks teeme, et ega protsessid ei olegi väga palju muud, et kuidas sa saad asju nii-öelda loogilisemalt, kiiremini, efektiivsemalt teha. Sealt kasvasid välja kõik need 3D mudelid, virtuaalreaalsuse kaksikud meil, mille peal tegelikult me oleme nagu oma kolimised teinud ja tegelikult see oli jälle Kristo vastutusala, et äkki sa räägid sellest pikemalt, sest see oli lihtsalt uskumatu, mida see andis, kui palju see juurde andis. Ja me kolisime, mis see oli, 5 päevaga vist kolisime kogu see tehas, kus me oleme, et 5 päevaga olime ühes kohas ja siis 5 päeva hiljem oli meil siin kõik korras, töötas. Aga enne seda oli suur töö, kuidas vaadati siis 3D mudeli peal ringi, et kuhu läheb miski asi, kuidas inimesed jooksevad 10 kordi, sai jälle neid põrandaid ringi tõstetud, aga mitte reaalelus, vaid kõik ekraani peal. Ja kus inimesed paiknevad, mida nad teevad ja siis, kui see kolimise päev oli, siis tegelikult ühtegi asja ei pandud seina äärde nurka, vaid ta pandi juba täpselt sinna õigele kohale, kus ta on. Et me mängisime tõesti virtuaalreaalsuses läbi tootmisjuhi ja laojuhataja ja kõikidega, et nüüd sa tuled siit, kus sa paned enda, ma ei tea, aluse või kasti, et ma tahan siia panna. Siin on liiga vähe ruumi, okei, peame ringi tegema kuni selleni, et me isegi ehituse käigus pidime ümber natukene tegema ja torustikke ja muid asju. Aga tulemuseks oli see, et see kõik muidugi oli pool aastat nii-öelda ettevalmistuste tööd seda projekti ettevalmistada, aga tulemuseks oli see, et kui ükskõik mis asjad siia tulid, need tulid oma kohale, ühendati külge ja kõik. See on parim näide sellest, Ruth, sa oled öelnud seda, et sulle väga meeldib, et erinevad generatsioonid töötavad koos ja et tänapäeva noorte inimeste jaoks on nii loomulik kasutada neid võimalusi, mis on tehnoloogia maailmas loodud. Ma tahtsin just öelda, mulle tundub, et Kristo on väga palju mänginud Minecrafti. Seal tuleb ka mingid kaste ehitada ja lapsed kogu aeg ehitavad mingeid ruume. Kusjuures ei ole, üldse ei ole. Ei ole, jah? Ma mõtlesin, saab lastele öelda, kuulge, mängige, vaadake, kui tubli Kristo on. Ega see väga vale selles mõttes ei ole, et loogika ülesandjate ja loogika mõtlemine mulle on väga meeldinud alati. Siis oled vähemalt legosi kokku pannud. Oi, palju, jah. Ja ma lausa õppisin eelmine aasta programmeerima või vähemasti alustasin pool aastat, tegin neid kursusi, et ma lihtsalt ei suutnud enam arendajatega sammu pidada. Mul oli vaja aru saada, et mis keeles nemad räägivad. Ja see on tõesti, kui vähe tegelikult tänapäeval kasutatakse seda tehnoloogia imet, kuhu me oleme välja jõudnud, et ikka üritatakse pliiatsi ja paberiga ja tehakse väga palju vigu, sellepärast, et ei osata kas kaasata õigeid inimesi või ei juleta võtta just enda kõrvale nooremaid inimesi, kellel ongi kiirem ja täiesti uutmoodi mõtlemine. Et selles mõttes teie olete fantastiline näide sellest, kuidas avada uksed kõikidele generatsioonidele ja kasutades ära see erinevus maksimaalselt ja see on tegelikult teie efektiivsuse edu. Olen nõus sellega. Ja Kristol on tegelikult üks taust veel väga huvitav, on see, et sa oled ju Kaitseliidus. Jaa, ma olen selles militaarvaldkonnas ka üsna tegev, jah. Ja kuidas see tuleb kasuks firma juhtimisel? Mina olen seda alati võtnud kui ühte väga head juhtimiskooli, et reservohvitserina siis erinevaid üksusi või juhtinud ja sellest siis tegev olnud. Et see võrdlus, mis ma alati toon, et need harjutused, mis me teeme siis harjutusväljal või lahinguväljal, siis mis teed, et seal sa saad tagasiside alati kohe ja kui sa oskad seda sünteesida, mõtestada ja üle kanda, siis need väga palju kehtivad ka nii-öelda siin tsiviilelus, ettevõtluses igal pool, et kui, ma ei tea, lähed rünnakule või kaitsed selles suunas ja sealt saad nii-öelda peksa, siis sa tead, et järgmine kord saadad luure kõigepealt välja ja seda sama saad nii-öelda üle kanda endale siia, et kui tahad minna sinna turule, saada luure, suhtle nendega, katta ära, vaata, et sul oleks 1/3 reservi ja igasugused sellised tarkused, ja pluss see inimestega suhtlemise pool sinna juurde, et üks sihuke vale arusaam, mida hästi palju kuuleb, on, et sõjaväes on ju kõik lihtne, et seal on käsk ja ütled, mis kõik teevad, et tegelikult ei ole. Ja tegelikult Kaitseliidus on see veel vähem niimoodi, et seal on kõik ju vabatahtlikud koos ja kui ikkagi ülem annab rumalaid käske ja ei saa aru, mis ta teeb, siis ega keegi ei tule su järgi.
ja nii ongi. Ja see on elus ka samamoodi. Ja Kristo on hästi tubli kriisides. Kriisid käivitavad teda ikka täiesti täiega. Kui see COVID-i kriis peale hakkas ja see elu oli meil ikka päris keeruline ja see tohutu kiire kasv ja Kristo ikka lõi meile siia päris militaarset staabi. Kõik käis joont mööda. Mis see tähendab? No. Infojuhtimist hästi lihtsalt öeldes, et meil alguses ütleme kogu see COVID-i kriis lõi natukene puuga pähe nagu kõigile, et kui Eestis hakkas see meil hakkas see päeva pealt niimoodi, et üks päev hakkas telefon helisema ja enam ei lõpetanud. Ja esimesed päevad võib-olla kõige raskem osa oligi see info jagamine, juhtimine, kui sul iga tund kogu olukord muutub, et mis tooteid sul on, mida sa jõuad toota, mis tooraineid sa saad, kes on terved haiged, ühesõnaga, et pilt muutus nii kiiresti ja kuidas sa hoiad siis nii-öelda kõiki, kas 70 või 30 inimest nagu samas info väljas. Et tükk aega siin proovimise leiutasime, siis oli siuke natukene moment, et kuule, et teeme nagu staabiseina, et teeme siukse infoseina, kus nagu kogu aeg siis update ime, et mida on, mis tuleb, millal on, kellega on intervjuud, mis toorained on puudu, mis tootmist ei ole, mis klientidega on vaja tegeleda, mis on prioriteedid ja sellega saime nii-öelda kiiresti inimesed ühte maailma. Kas oli nüüd füüsiline sein või virtuaalne? See sama sein siin taga. Ehk siis võiks öelda, et kui on selline kriisiolukord, nagu meil oli, et kõige paremad ettevõttejuhid on arst ja militaarohvitser, sest et arstid on harjunud tegema ülipingelises olukorras väga kiireid otsuseid, kus sõltub teise inimese elu reaalselt ja samas militaarohvitser samamoodi peab tegema lahinguväljal väga kiired otsused, sest sellest sõltub väga palju inimeste elud, eks ju, ja kõik. Ehk siis tundub, et see olukord tõesti kasvatas teie ettevõtte ja andis teile, võiks öelda, uued tiivad. Kui palju te kasvasite? Me tegime sellise 3-4-kordse kasvu 2020 läbi ja kõige hullem või huvitavam või põnevam oli see, et see kasv ei toimunud mitte aasta jooksul, vaid see kiirendus toimus tegelikult nädalate ja kuude jooksul. Praktiliselt 3 nädalaga ja siis veel mulle tundus, et issand, kui aeglaselt me liigume. Kristo, tee ometi midagi, et see rutem läheks. Nõudlus oli ju tohutu. Nõudlus oli tohutu ja see oli tegelikult uskumatu olukord, kus ikkagi Euroopa Liidu piirid sulgusid ja kõik lepingud lendasid õhku ja Eestil rohkem varustajaid praktiliselt ei jäänud kui meie. Ja siis kõik need ametiasutused, kes 1 miljon korda päevas küsisid, et kuidas olukord on. Aga samas tulid appi ja vot see oli küll see koht, kus ma tundsin, kuidas meil oli riigi tugi kõrval ja ma väga tahaks, et ilma kriisiolukordadeta see ka oleks niimoodi. Et kus ametiisikud tulevad appi ettevõtjale. Jah, siis oli neil seda vaja. Ja. Teid oli väga vaja. Aga ütleme teistpidi, et ega meie olime samamoodi riigile toeks sellega, et me väga otseas mõttes võtsime võib-olla riigi sükest rolli enda peale, kus hakkasime ise jälgima ja reageerima akuutsetele kriisidele, probleemidele Eestis, et kui Kuressaares ikkagi või Saaremaal oli nii-öelda seal hakkas pihta mingi kolle tekkima, siis oli kohe vaja sinna reageerida, et muidugi me võtsime kohe enda peale, suhtlesime vallavanemaga, haiglatega, et me lõpuks rääkisime kogu nii-öelda meditsiini või haiglate kõige nii-öelda vajadusi kõike Eestis ja katsusime endal hoida nii-öelda reservvarusid, et vajadusel nendele kolletele reageerida, et ja seal see koostöö riigiga. Me tegime need kriisipakid, mis tekkisid siis perearstidele, hambaarstidele, siis erinevatele haiglate jaoks, et sa ei suutnud kõiki seda 100 toodet toota, sellepärast et oligi kriis ja iga päev õhtuks oli ladu tühi. Ja siis me pidime suutma selle siis nüüd optimaalselt laiali jagada. Ja ma tean täpselt, kui see Saaremaas esimene helistamine tuli, et nendel on ikka olukord väga kehv ja inimesed on suletud kodudesse ja neil on vaja sinna viia, need on seal haiged ja neil on vahendeid vaja. Siis meil oli ladu tühi, ma ei julenudki tookord öelda Madis Kallasele, et meil on see olukord selline, ma ütlesin, jaa, saab küll homme hommikuks. Ja siis oligi öö läbi siis töötati ja tehti neile need asjad valmis, hommikul läks praami peale ja ma arvan, kell 10 oli kohal. Lihtsalt võrdluseks, et aru saada mastaapidest, kui muidu oli meil tavaline, ütleme 50-70 tellimust päevas, siis nendel hetkedel meil oli 2000, 3000, 4000 tellimust täitmata, et kuidas sa otsustad, et kes saab, kes ei saa. Aga pidite otsustama, kes ei saa. Selle ka, kes läheb järjekorras nihkub.
ma arvan, see oli üks kõige olulisem asi, otsus, mis me tegime esimestele päevadele oli see, et me prioritiseerisime ära, kellega me mis järjekorras tegeleme. Triaaž põhimõtteliselt oli see, et haiglad, raviasutused ja kes sealt edasi kõik tulid, ma enam peast ei mäleta, aga ükskõik, mis küsimus tekkis, et kas me neile saadame, mida me neile saadame, kui palju saadame, siis kohe võis näidata seina peale, et vaata sealt ja otsusta selle järgi. Ja enne tegime veel selle otsuse, et kõigepealt Eesti ja siis muud turud. Ja loomulikult kaotasime oma Aasia-turgu sellega, sest me ei meil ei olnud võimalik mitte midagi neile tarnida. Esiteks oli see, et tööjõudu ja ruumi poleks selleks enam jätkunud. Ja teine oli ka see, et tekkisid piirituse defitsiidid sel hetkel. Ma just tahtsingi küsida siia vahele, et kust tuleb teie tooraine, et see selle COVID-i kriisi aeg otsa ei lõppenud, et te suutsite ikkagi tagada vähemalt Eestile kogu vajaliku? No see on ka see, miks me vähendasime nomenklatuuri, et selle, mis sa kätte said, see ei olnud üldse niisama. Siis, et selle sa suudaksid panna just sellesse tootesse, mida kõige rohkem on sellel hetkel turul vaja. See oligi selle kriisi teine pool, et ühest küljest tol hetkel me saime hästi palju sellist meie jaoks nagu kohatut tagasisidet, et mis teil viga suplete kullas ja mingi siukene jutt on. Tegelikult meil inimesed reaalselt siin samas saalis, ma istusin nendega tundide kaupa, kui nad nutsid, meil olid kõik nii piiri peale nagu aetud sellega, seda pinge oli tohutu ja ega toorainet, see oli teine pool sellest kriisist, kus ühest küljest see nõudlus oli 3-4-kordne või ma ei tea, 1000-kordne oli nõudlus tegelikult, aga teiselt poolt meil ei olnud tooraineid, et me ajasime neid taga nagu iga päev hommikust õhtuni tikutulega ja tegelikult ega me kunagi ei teadnud, mida me täpselt homme või ülehomme saame teha, et see oli siuke igapäevane protsess ja see on seesama tahvel, mis seina peal oli, kus me siis nagu saime kõiki hoida info väljas. Et see hambapasta sisu muutus natukene kogu aeg või? Ei, mitte hambapasta sisu, vaid kui seal oli hästi palju hambapastasid erinevaid marke, siis see kahanes seal mingisugusele 10 margile. Rutt, kui Kristot ei oleks olnud kõrval juhina ja oleks COVID-i kriis alanud. Ei taha mõelda. Aga kui korra mõelda, mis see siis oleks tähendanud? Ma ei oska öelda, kes siis oleks Kristot pidanud asendama siin. Mulle ikka meeldib mõelda, et on teisi hakkajaid inimesi ka, kes oleks võtnud ohjad. Ja. Aga kas sellise kriisi tingimustes ei tekkinud dubleerimist? Ei, seal ei olnud üldse võimalik sellist aega, et sul tekiks. Seal oli kõigil nii loetud minutid, et... Tegelikult hea näide oli sellest, et kuidas me nagu jagasime just kommunikatsiooni poolt. Siis, kui mõlemal olid päevad hommikul kella 7 õhtul kella 12-ni. Et hommikul esimeste asjana tegime telefonikõne, kus leppisime kokku, et mis on see teema või sõnum või mida me täna saadame, et see oleks nagu sama, sest et ilmselgelt ei jõudnud kumbki rääkida kõigi, ma ei tea, ajakirjanike, partnerite, klientide kõigiga. Et siis tuli jagada seda, aga et me ei hakkaks vastupidist juttu rääkima, see oli hästi lihtne, oli siuke viga nagu teha. Et siis leppisime hommikul kokku ja siis terve päeva selle sõnumiga me sõitsime edasi ja järgmine uuesti. Kui nüüd on selline olukord, et kohtuvad potentsiaalsed tandempartnerid ikkagi alles hilisemas elus ja ei ole seda eelist, nagu teil on, et sina, Rutt, oled tundnud Kristot juba noorepõlvest peale ja see tegelikult sa ju teadsid, kes ta on ja mis on tema parimad omadused ja kindlasti üllatusid ka palju. Mida siis peaks esimeste sammudena inimesed tegema, et just kui nüüd kuulata seda kriisi efektiivset toimimist, et kuidas ikkagi avastada seda tandempartnerit enda jaoks? No ega seda ei saagi muud moodi avastada, kui sa pead järgi proovima, lihtsalt lahendada olukordi koos ja vaatad, et kas vereringe sobib sulle. Katse-eksitusmeetod. Ja. Aga seal on teatud eelised, eks ole, et sa võtad seal, et sa pead usaldama seda inimest, sa pead teadma, et ta on sinuga aus alati. Ja sul peab tekkima see dialoog on hästi oluline, et sul on kellega rääkida ja see vastupeegeldus on see, mida sa sealt sest nagu saad. Mis teil käivitav jõud on? Ja ma tegelikult tahaks jõuda kuidagi sinna, et kuhu seal käivitavate jõudude edetabelis näiteks kasum või raha paigutub? Ma arvan, et see ei ole käivitav. See on pigem nagu tulemus, mis sellega vaadata. Minu jaoks pole see üldse käivitav, et minu jaoks on see, et ta peab olema nagu
kuidagi niisugune, ma pean ise sellest rõõmu tundma, sellest tööst, mis ma teen ja sellest tulemusest, mis see saab, et ma ei suuda oma arsti mõtlemist mitte kunagi tõenäoliselt taskusse panna, et see käib ikkagi minuga kaasas ja mis arstid teevad, arstid ikkagi päästavad elusid ja sellepärast me oleme ka vaadanud neid Aasia maid, kus kohas hospitaalinfektsiooni suremused on nagu kõige kõrgemad. Oma turgude valikul järgime me siis MRSA indekseid, need on siis haiglas olevate tavaliste tüvede suhe siis nendesse tüvedesse, mis ei allu enam antibiootikumi ravidele. Ja see on see, mis seda suremust siis tekitab. Ja siis nendes maades me oleme esindatud. Et meil sellest inimesed tihti palju ei teagi, aga haiglase hospitaalinfektsioon on üks jube ohtlik asi, millega me oleme harjunud siin Põhjamaades ja Eestis, et see on meil ülimadal ja see ei ole asi, mille pärast me nagu akuutselt muretseme. See on siis see, et sa haiglas nakatud? Sa saad haiglas jah, sellise bakteri, mis ei allu antibiootikumidele ja nii ongi. Ja see on, inimesed surevad selle pärast. Ja Eestis ja Põhjamaades see protsent vist on, ma ei tea, mingi 1, 2, 5, mingi ülimadal nagu selles mõttes, aga kui me läheme ida poole, Aasia poole, siis seal me räägime juba 30, 40, 50, 60 on, et see päriselt on nagu suur probleem. Kas te olete nüüd oma Aasia turu tagasi võitnud, mis te COVID-aeg pidite jätma? Ja me kogu aeg nüüd tegeleme sellega, aga piirid on alles lahti läinud seal, et seal ei olnud sellist vabadust nagu meil siin. Kuulge, ka Aasias on kindlasti teil väga palju konkurente, väga palju häid suuri tootmisfirmasid. Et kuidas üks pisike ikkagi Eesti firma Aasia turul ust lahti lööb? Ja ka maailmas meil ongi väga palju konkurente ja me ise hoopis vastan sellega läbi Skandinaavia, et üks kõige raskemaid turge, kus nagu konkureerida ongi Skandinaavia turud ja Rootsi näiteks, et kõik on hästi läbipaistev, hügieeni ja kogu meditsiini nii-öelda tipptase on meil Skandinaavias ja ise me mõtleme sellest, et kui me suudame seal näiteks Karolinska haiglas ja üldse nii-öelda Rootsi hangetel võita ja võita hangetes enda konkurente, kes on meist võib-olla 10 korda suuremad, vanemad ja ikka võtta neilt turgu ära, et siis ju me teeme ikkagi midagi õigesti ja meie tooted on päris head ja et sellepärast me nagu väga ei muretse, et kuidas me siis nagu mujal ei suuda. Mis on see põhifaktor, millega te olete need hanked võitnud? Head tooted. Jah, head tooted. Et pigem see toote sisu, mitte parem hind või ja seal on reeglina on see hinna kvaliteedi suhe, sest seal on alati, nad võtavad need näidised, nad ei võta neid näidisid ühele osakonnale, vaid reeglina 5 osakonnale ja siis otsustatakse, et siis nende punktide skaala nagu määrab palju. Isegi rohkem kui hind. Aga ilmselgelt on hind ka oluline hangetes, et seda ikka peame jälgima kogu aeg ja sisendhinnad ja kõik on teema meie jaoks igapäevaselt. Ja seepärast ka sellest kriisist tulenevalt tegelikult tugevdasime endal just tarneahelat väga kõvasti, võtsime siin tarneahela juhi juurde ja planeerijaid juurde ja et mitte jalgu jääda just sellega, et tarneahelas nii-öelda hinnad siis ära surevad. Mis siis ikkagi on käivitav jõud? Ma ei tea, minu arust on niisugune võimalus teha nagu lihtsalt ägedaid asju, et mina vähemasti usun, et inimesed, kes meil töötavad, ka kõik tahavad teha ägedaid asju. Kõlab nagu startupi selline mentaliteet. Ongi. Meil on natuke seda startupilikku mõtlemist ka, et me võtame kogu aeg on meil mingisuguseid selliseid projekte kõrval, mis ongi startupid ja vaatame, kuhu nad välja jõuavad. Et hästi tüüpiline on see, et kui alustavad väga suure südame missiooniga ettevõtted, loomaks siis oletame siin samas valdkonnas kosmeetikatööstuses või meditsiinitööstuses, luuakse mingi ülihea toode, kus on kõik kvaliteetne tooraine ja kõik on parim. Ja siis ühel hetkel see ettevõte kasvab ja tekivad juba investorid ja tekib see suurem vajadus toota ja rohkem kasumit ja tõmmata vähemaks neid nii-öelda kulusid. Et kuidas teie olete seda enda jaoks mõtestanud, et te nüüd kasvate, teil tuleb veel suurem tootmisruum. Et kuidas te olete mõtestanud selle kvaliteedi hoidmist? See on minust üks juhtiv põhimõte, millest me nagu ei ole järgi andnud ja oleme selle sõna selgelt välja öelnud, et sellest ei saa järgi anda.
aga noh, need samad küsimused, mis just küsisid, et need tegelikult ongi ju ettevõtte strateegia, et kui palju me tahame kasvada, kui palju me tahame optimeerida, et mis valikud meil on ja noh, meie valikud ja otsused on sellised, et me tahame ja peame kasvama. Ja kvaliteedis järgi ei anna. Ja saame hakkama. Mis on teie kõige valusamad õppetunnid olnud seni? Kõige valusam, väga raske. Ja raske. Meil ei ole nagu väga valusaid õppetunde olnud. Meil on lihtsalt ikka suhteliselt hästi läinud. Polegi midagi nii välja tuua. No meil on igal ettevõttel on mingisuguseid probleeme, nendest sa saad lihtsalt nagu üle ja lähed edasi. Võib-olla üks õppetund mul oli, ma mäleta, Kristot vist ei olnud meil siis veel, kui meil Läti ettevõtte juht hakkas nagu ettevõtet endale ära kantima. Ja siis küll oli see, et kaubamärgi me võtsime tagasi siis selle kohtu kaudu ja seal oli see tunne mul, et mina ei hakka selle asjaga tegelema ja sinna sisse minema, sest seal olid mingitest tuhandetes lumelabidaid ostetud ja keegi kuskilt neid ei leidnud ja niisugused muud jamad. Ja siis tõesti oli see, et ma jätsin selle juristidele lahendada ja me otsustasime, läheme edasi ja me võtsime meeskonna kokku ja praktiliselt, ma arvan, 6 ajaga võtsime selle Läti turu tagasi. Ja see oli minu meelest päris õpetlik asi, et ei tasu kinni jääda sellistesse asjadesse, et nendest tuleb lihtsalt üle astuda ja edasi minna. Ma korra täpsustan, et millesse kinni jääda? Probleemidesse. Ma oleks võinud jurgitseda seal ja vaadata, mis selles Läti ettevõttes siis kõik väga täpselt tehtud on, aga ma arvasin, et ma ei hakka oma aega sinna raiskama, et selle jaoks on teised inimesed. Ja minu töö on sellel hetkel see turg tagasi saada ja kliendid nagu tagasi võtta. Minu arust see on väga õige asja tõid välja, et see kinni jäämise teema, et see, kui juhtimisest ja tandem juhtimisest ja üldse nagu inimsuhetest, konfliktidest, kõigest rääkida, et see on see koht, kus kindlasti nagu tuleb aru anda ja aru saada, et seal nagu konfliktidesse ei saa kinni jääda, et muidu ei saa seda koos teha, muidu ei saa sellise tempoga edasi liikuda. Ja noh, ma ei tea, see on ilmselt üks selline õpetlik teema, et mina vähemasti tunnen, et mina olen küll muutunud viimase 8 aastaga, olen õppinud paremini lahti laskma paljudest asjadest, millest ma varem võib-olla oleks kauem jonninud nende kallal ja kauem nii-öelda karjunud ja tahtnud omamoodi teha. Aga... Ehk siis võiks öelda seda, et oskad nagu kiiresti andeks anda ja... See ei ole isegi andeks andmine, et lahti laskmine. See on lahti laskmine, see on nagu see koht, kus ennem otsuse tegemist võib vaielda, võib tülli minna, võib igast asju teha, aga kui otsuse ära teeme, siis meeskond peab mängima koos ikkagi edasi ja see on see koht, kus sa pead lahti laskma sellest, et asi ei lähe nii, nagu sina tahaksid, et see läheks. Mis on viimane tüli, mis teil meenub omavahel? Meil vist ei olegi sellised tülisid olnud, aga meil on võib-olla olnud mingid eriarvamused. Kui teravaks saab minna teil juhtidena omavaheline eriarvamus? Millega see nagu kulmineerub ja siis mis sellele järgneb? Minu arust me nagu, see on natukene meil vaata keerulisem võib-olla ka, et kuna pere küsimus on siin ka veel juures, et siis keegi ju ei tahaks seda, et nüüd lähme tülli ja siis enam nii-öelda pered oma ajal ei suhtle ja nagu see ühest küljest muudab keerulisemaks, teiseks küljest nii-öelda annab võimalusi teha rohkem ja rääkida rohkem asju, mida võib-olla paljud teised ei saa enam. Et suuri tülisid ei ole, et võib-olla üks suur asi, mis ma ei tea, mida me teeme või õppinud oleme, et ei lähe emotsiooni pealt nii-öelda tüli rebima edasi. Et emotsioon tuleb välja lasta kõigepealt, sest et neid olukordi, kus mina tahan ühtemoodi teha, Rutt tahab teistmoodi teha või ma arvan, et mingid kulud peaks tegema või tahame kedagi tööle võtta täiesti eriarvamusel, neid on nagu küll olnud. Kuni selleni, et põhimõtteliselt kumbki pool pole nõus teistmoodi tegema ja lihtsalt üks peab järgi andma sealt. Meil on pigem olnud need ajalõtkud sees, et kas me seda teeme, et kas me teeme seda kohe või me teeme seda natukese või mingisuguse aja pärast. Kui kiiresti selline asi laheneb siis, kui olete eriarvamusel, kumbki ei taha järgi anda,
mitu päeva läheb teie kiiruse juures? Pool, terve? Sõltub teemast. Aga need ei ole nagu selles mõttes suured probleemid, et kohe lähendame ära. Ja kui mitte kohe, siis järgmine päev. Ahah, et ikkagi see on nagu teie meelest õige, et tuleks ruttu ära lahendada, mitte jätta vinduma. Ei, no kui on midagi veel arutada, siis võid võtta aega ja siis võib-olla ma tahad mingit lisainformatsiooni saada või siis kogud seda lihtsalt, aga tavaliselt ei ole. Kas tandemjuhtimise juures on miski nüüd veel, mida te tahaksite õppida, ennast arendada? Kas te oskate nagu kõrvalt ennast vaadata, et midagi on meil veel nüüd puudu? No tandem iseenesest on ju igapäevane õppimine. Sa tegelikult õpidki nende asjade lahendamisega, et see ei kulge ilma õppimiseta. Ma arvan, et ka tänane päev on meil väga õpetlik olnud, siin eelnev päeva osa ja. Mis te täna õppisite? Põhjalikkust. Ja leidsime, et kodutööd on vaja veel teha. Eks meil käib siin tuleviku ettevalmistamine lihtsalt, et mida me järgmiste aastate jooksul tegema hakkame ja et suured plaanid, et plaanime siin ju miljoneid ja miljoneid investeerida, et ravimitööstusesse edasi liikuda ja kuna te olete nii kiiresti arenev ettevõtte, siis ühte asja ma küll seal tootmisruumis veel ei märganud, et oleks nendel inimestel, kes seal siis liinide ja laudade taga töötavad, need jalgrattad, mis toodavad elektrit. Et kas uutes tootmisruumides on plaanis ka ise oma elekter kokku vändata? Ma kardan, et nii palju ei jõua vändata, kui ravimitööstuses vaja on, aga see mõte iseenesest on ülihea. Ja me oleme selles mõttes katsetanud siin igast ägedaid asju, et me oleme isesõitvaid logistikaroboteid katsetanud, digitaalse kaksikuga tööd teinud, iga süsteemi arendanud, seda virtuaalreaalsuses proovinud asju teha, et tihtipeale me ei teagi, kus nad välja jõuavad ja ega see jalgratta elektri tootmine, see ei pruugi üldse halb mõte olla. Ja, praegu me mõtleme pigem päikesepaneelidel. Just seda oli mu järgmine küsimus, et aga päikesepaneel on ilmselt realistlikum, et kas seda juba kaalute oma tootmisruumide katuseks? Eks me ikka mõtleme neid asju, et meil siin ees üsna suur ehitus, et sinna katusele saab vast igast asju panna. Te olete kindlasti rääkinud ka inimestega, kes veel nagu mõtlevad, kas minna ettevõtlusesse või mitte, võib-olla ka endised arstidest kolleegid siin mõned. Ei, arste on niigi vähe, need tuleb ikka palju. Tuleb küsivad seal, selge. Aga mõtlen selles, et mis oleks selline, ütleme, teiepoolne julgustus inimestel hakata ettevõtlusega tegelema? No mina võin öelda seda, mis mina mõtlesin. Minu käest küsiti seda, et kui ma läksin nüüd siis arstist ettevõtjaks, ma küll ei jätnud seda arstitööd nagu sinna kuskil unarusse, aga võtsin sinna juurde. Küsid, aga mis sa siis nüüd tunned või mis sa mõtled? Minu tunne oli see, et täna mul ei ole nagu mitte midagi ja kui mul siis ei õnnestu mingisuguse asja pärast, siis mul jälle ei ole mitte midagi. Ma ei ole nagu kaotanud. Sellega kaotada ei ole nagu võimalik. Aga tegelikult see ettevõtlus on ikkagi elustiil ja ta on täitsa tore elustiil. Mis see tähendab elustiil? Ta on sinuga kaasas 24/7 niimoodi, et igal pool sa lihtsalt näed võimalusi, käid ringi ja sa võib-olla märkad selliseid asju, mida enne poleks märganud. Väga hea, me oleme teile väga tänulikud, et olete nii ettevõtlikud ja innustavad ja usutavasti siit tekkis päris mitu sellist tarkusetera. Üks, mis ma ise võtan kindlasti kaasa, on see, et ikkagi protsessid, et tuleb teha korda ja ma praegu proovin meenutada, ma kõndisin siin koridori peal küll, rutilaud oli küll puhas. Kas sul on ka laud korras, töölaud? Ütleme, et on. Aga on rutt all korras või? Jah. Ühesõnaga tundub, et siis ka seda efektiivsust vaadates võib-olla tasuks ka endale siis otsa vaadates praegu laud kõigepealt ära koristada. Väga tore. See kodune töölaud korras oleks lõpuks. Ja siis protsessid korda ja siis võiks hakata juba looma. Aga suur aitäh teile, ma arvan, et siit tuli tõesti väga palju mõtteid ja väga palju häid ideid ja julgustusi astuda välja ja proovida. Ja. Tegelikult on kõik imelihtne. Väga ilus lõpp, aitäh teile veel kord. Aitäh. Nägemist.